elamusest. Et minu jaoks Eesti kirjanduses on kõige huvitavam see kogukondlik tunne, mis tekib Lõuna-Eesti kirjanike vahel. Tähendab, kirjutamine võib tunduda, et nagu ta oleks selline inimene, et ma üksi omaette kirjutan kuskil ja näitangi raamatut terve maailmale. Aga see ei ole nii. Vaid kui ma tulin Tartusse 1993 õppima, üsna ruttu tutvusin ma Kauksi Üllega ja kõikide nende noortega, kes siin linnas olid. Tänu sellele seltskonnale sai minust ka kirjanik. Ja see seltskond on alati olnud minu jaoks väga põnev. Ma ei tahaks öelda, et ainult Tartu NAK-i noorteautorite koondise noored oleksid seal olnud. Olid ka Tartu Ülikooli Eesti filoloogid, erakond ja teised, aga kirjanduselu oli kohutavalt vilgas siin, julgeks öelda nagu Kauksi Ülle ajal, kui ta Tartus tegutses ja kui Kivisiltnik oli ka veel Tartus. Et kes need mehed siis on? Ja esimene raamat, mida ma soovitan kõigile, on Viie pääle, kus Aapo Ilves, Jan Rahman, Kontra, Olari Ruitlane ja Pulgajaan on võtnud ette üksteise loomingut. Et siin on Jan Rahmani kõnetraat, aga sellest on ka kontraversioon, mis on vähemalt sama naljakas või veel naljakam isegi. Või siin on Aapo Ilvese eurolaul Tii, millest on teinud jälle kontra. Jälle kontra oma versiooni. Ja ma panen selle, siin ongi see, ma panen selle raamatu ringi käima. Võru keel ei ole minu jaoks olnud mitte kunagi, ma ütleks, et raske selles mõttes, et ma ei saa aru, minu meelest iga eestlane peaks aru saama võru keelest. Ja kui mõni ütleb, et ta ei saa võru keelest aru, siis ma mõtlen, et see inimene on küll pooletoomine. Et kuidas ta nüüd ei saa aru, ega seal väga palju midagi teistmoodi ei ole, et ma tõesti need põhjasti inimest, et mis seal siis nii väga, või muidugi siin võib tulla mängu see asi, et ma tegelikult kunagi ei ole arvanud, et ma oleksin väga andekas keeleliselt, aga võib-olla mul mingid soolikat on ikkagi keelte peale, ja sellepärast ka võru keel tundus kohe alguses väga kihvt ja mõistlik ja lahe ja rikastab eesti keelt, mis kole, ja eesti keel rikastab ka võru keelt. Nii palju sellest esimesest raamatust, Viie pääle, ja ma panen siit prouadele ringi käima ja annan sõna Üllele. Tartust lahkumist ma alustasin aastal 2001 ja maandusin Obinitsa 2003. Nüüd on mul küsimus, et kas ma jätkan võru keeles, mida ma juba räägin nüüd setu aktsendiga, või eesti keeles. Hääletame. Kes on võru keele poolt? Küll võru keele poolt. Aga siis lähed käima. Et Tartu loomulikult on suur kirjanduselu, aga ma pean ütlema, et Obinitsa 150 inimesega küla, kuskil 7-8 kilomeetrit linnulennust Petserist siinpool piiri. Ja see on sääne kotus, et kus ma ei ole üldse ainus kirjanik. Et väikesel raamatukogun, kus Lilma Tiina on siis raamatukogu hoidja, on terve riiul kohalikest kirjanikest. Ja loomulikult kõige rohkem tuntum see Vananurme Ilmar Vananurm, kes on siis Taarkaldimäe vanatädi. Et ütle sõnaga, et on Taarka soost ja on siis sääne kirjanik, kes on ka leedu keeles eesti keelde tõlknud. Ja siis on seal veel ämmul käsitöökirjanik, on Kats Tikandi raamatut ilmutanud
ja siis seal on tõisi veel koduloolasi, aga minu naabrinaane Lilma Terje, kes on siis tuntu ka setu heegelduse meistre, siis muinasjutuvestja. Tema on siis täitsa traditsiooniline seto muinasjutuvestja, minust on ta noorem, aga asjatundja ütles, et kuis ta kõnelas neid muinasjutte, vahepeal mängnoid koguni väikeste loomakestega, niiviisi, et sama hästi nagu kunagi eelmiste põlvkondade oma. Et ta opses oma vanaime ja tema sõsara ja sõsaramehe käest muinasjutu vestmist. Ja nüüd on sääne õnn, et tema heegeldusraamatite kõrval ilmus siis ka tema muinasjuttudest paralleeltekstiga setukeeli ja eesti keeli ilmus siis sääne muinasjutu raamat enne jõulu. Nii et me siis külvassime niiviisi mehega kõik oma suguvõsa nende kingitustega üle, läksime ostsime kastitarve ära ja siis saivad kõik, et mis suguvõsa unejuttu oma nüüd siin, et saadame siis selle ringi käime. Et muinasjuttu esitama ei prooviks, sest Terjele ma jää igal juhul alla. Jah. Lähen edasi. Ma tahtsin öelda veel sissejuhatuseks seda ka, et natukene, et kirjanikuks saab lugedes. See on täiesti selge, et kui on küsitud nõu, on minult või Aapo Ilveselt või Kontralt või kellega ma olen kusagil rääkinud sellel teemal. Lugemine on see, mis on kõige parem trend kirjanikuks saamisel ja kirjanikuks. Kõik siin olete noorkirjanikud, kui te hakkate kirjutama, kui te veel kirjanikuks pole hakanud. Kirjanikuks keegi meist ei saa enam Eesti jalgpallikoondisse, see aeg on läbi. Aga kirjanikuks võib igaüks hakata ükskõik millal. Minna Lindgren, üks Soome naine on selle kohta väga hea näide. Ajakirjanik, väga hea ajakirjanik, kes hiilises kuldses keskeas hakkas kirjutama. Ja kõigepealt ta kirjutaski sellest lihtsalt artikli, kuidas eakaid hooldekodudes, ütleme, et see kiusatakse Soome hooldekodudes. Ja pärast kirjutas raamatu ja see on 3-osaline sari, vähemalt 2 osa on eesti keeles. Surm õhtu hiies on selle esimese osa nimi. Ja mis selle raamatu puhul on kõige tähtsam, see on humoorikas, see on naljakas. Peale Arto Paasilinna, keda isegi ma ei soovitanud täna, sest Arto, ma lugesin teda lapsena, enam ma ei loe. Aga ta on väga hea huumorimeelega naine ja ma arvan, et kirjanduse puhul see on võib-olla üks kõige tähtsamaid asju, et on elu jaatav huumor seal sees, nii nagu tegelikult Viiepäle raamatus või Lõuna-Eesti asjades. Panen ringi käima siis Minna Lindgreni raamatu. Soome kirjandus üldse on ka viimasel ajal päris huvitav, et ma olen kaks nagu silmapäev pidanud vähemalt tõlgitutel, et ma ei mäleta kirjaniku nime, aga mingi raamat Ämmaemand oli eesti keelen ilmujal väga siukene. Ja kettu, jah. Ja noore inimese otsile ma imesti, kui hästi on kirjutatu, et ma ka väikest viisi praktikaga väga hea raamat oli. Aga lähme siis raamatusoovitustega edasi, et kunagi ütles veel poole jalaga Tartun, aga nagu kõik nagu Võru asjuga ka tegelden, olime Jan Rahmaniga komitee, kes pidi viima Võru kirjanduse aasta läbi viima, et siis oli Juhan Jäik 100, nüüd on Juhan Jäik 110 sünnist. Ja siis Lauri Sommer, kui ütlen huvitav kirjanik, kes Setomaalt tõmmatime vanaema ja vanaesa, näide talu osteti näide käest ära, et etas sinna Eesti Vabariigi sõjaväe lõunalaagri ja anti näile raha, üteldi, et minke kohe tahati.
ja siis saiva osta Rõuge lähedal Sänna talu. Nii et mina liikus siis Rõuge kihelkonnast Setu asja ajama ja Lauri liikus siis Setomaalt juba vanavanemide läbi Rõugele Rõuge asja ajama. Ja sinuses Lauri pandnu kokku Juhan Jaigi Tundmata palu, see on katemõisteline pealkiri, kõik, kes mõistva Lõuna-Eesti kiilt saava aru, sest palu või olla nagu tundmata palak, mida veel avaldatu ei ole, aga palu on ka pedaja mõts. Ja minul on isiklikult ka palu talu, nii et tulen mõtlen on väga huvitav see tundmatu palu. Ja Juhan Jaigist ma kõnelasin natuke lähembalt, et tolle kirjandusaastaga ta sai mulle nii oma inemisesse, et hakkas nagu unen ilmutama. Ma sõbrunesidime tütre Ilo Jaigiga, et vapustav inemine tämmöstä. Ja siis Jaigiga tekki sääne fenomen, et kui tõesti nagu, ta on nagu depressioonivastane ravim, et kui tõesti tundus, et oled üle tüütanud, et kui sa võtad üte Jaigi tondi jutu ja tolle loed, siis uni tuleb. Et tähendas, et see midagi teda ei ole. Ja siis Jaigist sääne hästi naljakas lugu veel, mis on natuke tundmatu. Juhan Jaik nakkas juba koolipoisina mässajas koolil, käskse venelase ja sakslase kõik välja visata ja Eesti muudu elama nakata. Väike paralleel tänapäiva. Ja siis ta siis 15 aastat, ta saadeti 16 aastaselt Marimaale asumisel Venemaale. Ja siis tal jäi tuu haridustee üpris lünklikkus, aga ta oli nagu nii palju lugenu ja nii viisaka käitumisega, et timega abiellu siis rikas mitmemajaga tüdruk, kes oli siis vaibakudumise meistri ja käsitöömeistri ja muusikakõrgkooli lõpetanu ja siis sai säntse naase ja lõi läbi ka kirjandusringkondadel ja sai ka haridusministeeriumi ja kultuuriministeeriumi ametnikus mitmel kõrral ja siis, kui ta sai haridusministri mingis nõunikus, sest Elo Tuglas susasse oma päevikulumdu täl kirjan, et kas me nüüd nakkame siis haridusministeeriumis hariduselda ministeeriumis kutsma. Aga Juhan Jaik veises läbi just säänsid nagu kirjandusaastat ja kirjanduse propaganda üritusi. Aga tolle käigundel nagu väga lennukas, väga huvitav, väga mitmetasandiline ja Ain Kaalepum timekotsile ütelnud, et Jaik on tuu, kelle teostest peas tegema multifilme ja videosid. Ja ma olen tävestadaga nõu, nii et ma soovita just nagu kõigil mingit, kellel on noortele mingit mõju või tutvit noori, et neile pruuvises nagu Jaiki ette sööta, et teke video või midagi. Sada Jaiki minema. Et ma kõneli küll eluloost rohkem, aga et tuud, mis seal lugeda, kõik mõistva ja ees lugeda, et selle mõtten ma lihtsalt nagu ütlin, et mis huvitavat on. Mulle tuli meelde selle jutu põhjal, et just õhtul lugemiseks, et mitte ainult seda meedia värki, et tahaks nagu midagi normaalselt ka lugeda päeva jooksul, siis üks selline väga tore asi on ka nagu omamoodi minu jaoks olnud unejutuks sellel aastal Veronika Kivisilla Kuni armastus peale tuleb. See oli minu jaoks täiesti ootamatu leid. Ma olen Veronika laulu kuulnud, tema luuletustega varem kursis olnud, aga siin on väga lühikesed lood tema elust. Oma lastega, kuidas ta käib poes, mis temaga juhtub ja muidugi selliseid, juba Tuglas kirjutas marginaaliad ja on kirjutatud selliseid märkmeid maa ja ilm läbi kirjandusajal. Aga millegipärast selles kirjandusajaloos, mida ma olen lehitsenud, lugenud, ei ole see žanr või see selline lühijutt, lihtsalt pisikene vorm ei ole mind niimoodi kõnetanud, nagu see samune Veronika, täiesti uus eelmisel aastal ilmunud päevik, kus tal on märkmeid, aga siin ta on mõelnud
ta teeb, mis siin ongi huvitav, teeb midagi uut. Ma ei ole ise selles mõttes kirjandusteadlane. Et ma ei oska öelda, mis siin uut ja teistmoodi nii väga on. Selle ma jätangi kirjandusteadlastele, aga see on vahva. Ma olen näiteks üks väga lühike siin. 16. jaanuar 2018. Meil on pojaga kujunenud, et ta enamasti helistab õhtul, kui on trennist tulles koduteel. Et anda märku, et kõik on korras ja ta jõuab kohe ja näiteks küsida, kas keegi on kodus ja kas see keegi paneks toidu sooja või midagi sellist. Sellega algas see asi ja siis ta kirjeldab seda, mis see poeg siis on talle öelnud ja mis see poeg talle ütleb. Ja need on sellised kergelt, no võib-olla kuna ma ikkagi ütlen, et ma olen üsna vähe lugenud, siis see meenutab natuke Daniil Harmsi. Mõni kirjandusteadlane peaks kohe 50 kirjanikku, keda ta veel meenutab, veel rohkem, aga mulle ta kergelt meenutab Daniil Harmsi. Et siin ühesõnaga poeg teeb natuke nalja, ütleb oma häälega, et tervist, siin helistab teile keegi, kes juhuslikult teab, et teie poeg peaks nüüd umbes veerand tunni pärast trennist koju jõudma. Ta palus mulle teile edasi öelda, et loodan, et olete kodus ja rõõmustate selle teate üle ja siit läheb see harkneb see lugu lahti. Nii et see on eriline raamat. Mul on hea meel, et Eesti kirjandus ikka üllatab mind endiselt. See on eelmise aasta selline meeldiv üllatus. Ega kirjanduselu on siin Lõuna-Eestil sääne, et tõepoolest Lõuna-Eesti kirjanike puhul me peame ütlema, et me kõik hoiame väga kokku. Et me avaldame üksteiste raamatut, me kirjutame retsensioone, sellepärast, et me saame üksteise kirjutatust aru, kui muidugi üks põhjus. Ja tähendas, et tihti me teeme mingit näidendit vahepeal kellegagi koon ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui kellelgi saatele väga ruttu külalist vaja niimoodi ja äkki märütel, no siis iks mõni sõber on alati nõus sõbra välja aitama. Ja tolle pärast nagu mõtli, et vähemalt üte sõbra raamatut ma ka soovita tähendab. Aga mul oli hea miil, et Urmas Vadil tuli tõesti raamat välja ja tema tõesti on väga eriline proosakirjanik, et tõesti sääne nagu tema tuu tekst on niivõrd tihe ja tuu lausestus, et sa nakkad lugema ja kuigi nakkad nii intensiivselt kaasa mõtlema, et seda nagu pead puhanud päega lugema, sest ta on sääne nagu süvakirjandus, et ütleme, et kergelt Dostojevskit nakkas viskama. Et loodame, et Urmas neid ei nakka hasartmänge mängma, aga vähemalt säänest muudu natuke viskas. Ja siin selle raamatu ma osti täitsa hindele bussijaamast, et sest Tallinnast Võrru veetluses Urmas Vadi seltskonnan ja ma ei ole seda veel päris läbi lugenud. Aga ütleme niimoodi, et ma lausa oodad, et kui ma kodu lähed, et ma nakka seda nagu edasi lugema. Et Vadi on väga huvitav ja tema sääne nagu tuu reaalsuse ja tolle vaimse maailma segamine. Tuu sääne nagu tänapäeva ilming muissel tollel nagu kui inimese virusksevad, me oleme et see ole nii kõvu piire viil elavate ja surnute ja inimeste vahel, et see on siis nagu säänetu tänapäevane väljendusviis, et uuspaganuses oleks teda patt nimetada, aga igatahes see on siis nagu mõtlemise ja vanaaegse maailmavaate kaasaegses esindajast nii või teda igatahes nimetada. Mina ei loe väga tõsiseid asju üldse. Ma loen näiteks Dostojevskit ainult sellepärast, et Tammsaare on tõlkinud keelde. Tema eesti keele pärast ma võin lugeda Dostojevskit. Ma ei taha öelda selle kohta, et Dostojevski ei kõlba kuskile, mitte mingil juhul. Vaid minu jaoks kirjandus on siiski midagi
muud. Samas ma ei pane pahaks, kui raamatutes on väga sügavad üldinimlikud teemad. Ja ma sellepärast mõtlesin, et ma ühe laste või 2 lasteraamatut on mul täna siin, millest rääkida. Ja see on Felix Salteni, esimene on Felix Salteni, soome keeles öeldakse Bambi. Eestlased tahavad millegipärast täppe sinna panna otsa alati. Nagu mõni ütleb Barbi kohta ka Bärbi ja mõni ütleb Tartsan ka täitsa valesti eesti keeles. Tartsan. Tartsan kirjas ja samamoodi Bambi. Ühesõnaga, Eno Raud on tõlkinud selle aastal 1965 ja julgen soovitada ka tõlget, aga mina lugesin originaalis soome keeles ja see raamat räägib tegelikult loomaloo, aga siin on kõik kaabuga kaabakad sees. Kõik Hitlerid on siin sees. Kõik põhipahad kurikaelad, milleks me ka neid ei nimeta. Nad on siin sees. Ja ta on küll lasteraamat, aga siin on väga valus sõnum inimkonna tulevikule ja seetõttu, ega ta ei ole kuhugi peidetud. Käib üks jaht ja ongi ellujäämisvõistlus, ellujäämisvõitlus ikkagi. Ja see raamat on selline, kui keegi ei ole lugenud kunagi seda Bambit, siis tasub lugeda, väga südamlik ja selles mõttes armas raamat. Panen ringi käima mõlemad, võite vaadata, milline soomekeelses raamatus on hästi tore pisike. Selles raamatus on hästi tore kujundus ka, selles soomekeelses raamatus võite piiluda. Eesti keeles on ka armas kujundus, aga ühesõnaga vaadata. Annan sõna Üllele jälle vahelduseks. Jaa, miiltli ka tõesti Bambi, aga igatahes see Bambi raamat on mul ka lapsepõlvest väga miiltünud ja tun tõesti üks vahva lasteraamat. Et nüüd ma läheks edasi ühte väga naljaka raamatuga, mis on naljaka Sobinitsa inimese jaoks, aga et võib-olla linnainimese jaoks ei olegi nii naljakas. See on raamat on Shirini Jouku, Jaapani tervistav ja lõõgastav metsakümblus. Kui me nüüd mõtleme toda, Sobinitsa on juba kella 5 aigu tuleva, memme üles taadik ka, nii palju kui neid ja lätva kõik mõtsa marju korjama, siini korjama, et sest kell 10, kus edimene seene ja marjaauto tule, saab juba pangitäv ärmüga. Ja siis, kui inäppe auto näitesse ei tule ja neil hindal on moosi juba terve keldri täys, siis ükskord tõi üks memm mulle pangitäve marju, et mul ei ole neid inäppe kohegi panda, aga ma ta hirmsale korjata, ma tõi sulle. No mul galeriin tüütadel loomulikult hindal alati ei ole aigu kell 5, mille pangidele marju perre. Aga ütle sõnaga, et nime tõesti laska seal nagu traavli ja mõts kitsel müüda neid mõtsu nii palju, kui neid jäänud, kui tükitas hirmsale neid maha võtma neid mõtsu, et meil ka marjamõtsu juba vähenes. Aga see raamat kõnelaski siis tolles, kus Jaapani on asutatud sääne instituut, kes müü koos firmadega ja mõtsakümblust, et neil on välja töötatud mingisugunegi uurimise süsteem, et kui kats tundi inimene mõtsan jalutas, kui palju tuu vererõhk allapoole lätt ja kui palju 4 tunniga allapoole lätt. Et ütle sõnaga oma tervise uuringu ja firma, kes müüvad metsajalutuskäiku. Küsimus on seal, et mõtsa on väga vähe,
aga meil on nüüd niimoodi, et me oleme sellest Jaapani teadusest vähemalt eestlaste ja maarahvaga väga iin, sest tõesti, et no kes ei ole siit kunagi Seenel või Marjul käinud, kas on mõni inimene? Paistus, et kõik on Seenel või Marjul käinud, et ütle sõnaga, et Jaapani lihtsalt mõtsa ei olegi, nii et viimane päev on juba bonsaide paitamine. Nii et proovime siis kõik oma mõtsa eest kaista, et mitte müüa teda palkidena ära, vaid jaapanlastele sest mõtsakümblusena, et nad saaks siis seal oma suure rahaga tulla ja siin matkaar teeta põlismõtsan ja vedikese võilide vargisime. Jah, et ütle sõnaga, et see sääne raamat siis, et see on väga sääne, toda lugeda humoristlik, toda lugeda on valuline ja toda lugeda on huvitav tõesti, et mis seal mujal maailmal toimus. Et ma ei unustaks, ma räägin ära ka teisest lasteraamatust, kuna üks juba sai mainitud, ma ütlesin, mul on 2 kaasas. Gösta Knutsson on kirjutanud Pelle Tömpsapa seiklused. Kas küsiks otse, et kes on lugenud seda raamatut? Vot ei tea. Ja, sellega on niisugune huvitav lugu, et kui mina olin väike, meie Soomes kõik teadsime seda lapsed ja lasteaias, kõik lugesime ja see on, no julgen öelda, iga ühele, kes on 70-ndatel sündinud Soomes, tuttav tegelane. Rott näksas tal saba ära, tal on tömpsaba ja ta seikleb linnas nimega Uppsala. Ja siin eestikeelsel võib-olla oli nõukogude aeg, ma ei tea, ei ole kaarti, Uppsala kaarti peal. Kaardid olid väga-väga tabu. Aga kui mina olin väike, siis sellel soomekeelsel Pelle Tömpsapa raamatul oli Uppsala kaart, Toomkirik, kõik tänavad. Ja nüüd, miks ma sellest raamatust tegelikult eraldi tahan rääkida, näiteks mõne Harry Potteri asemel, kui ma tulin Tartusse 1993, ja ma nägin siin samas, kõik hoovid olid täis hulkuvaid kasse, või mitte hulkuvaid, nad elasidki nendes hoovides. No kuhugi nad ei hulkunud, see oli nende kodu. Ja Tartu linn tundus minu jaoks täpselt samasugune linn nagu Pelle Tömpsapa seiklustes. Kõik need kassi karakterid siin, kõik olid linna peal näha. Ja ma arvan, et see oli ka see esimene hetk, kui mul tekkis selline kirjanduslik mõte Tartuga seoses. Et tänapäeval kassid on kenasti keskealiste meeste naiste kodudes diivanil ja nende eest hoolitsetakse palju-palju paremini tõenäoliselt kui selle perekonna laste heaolu eest. Ka rahaliselt muideks inimesed kulutavad palju rohkem raha kasside koerte peale kui ise enda peale. Uskuge või mitte. Aga et see on raamat, mis ma ei julge ju garanteerida, aga raamat, mis võiks tegelikult Eesti lugejale huvi pakkuda, kuna minu jaoks ma tundsin nii selles miljöös ja selles elus tundsin nagu ära Tartu linna, kui ma Tartusse tulin. Et nüüd laste- ja noorteraamat on mul olnud, sõbraraamat on mul olnud, millest ma kõnelin. Et nüüd loomulikult võis olla ka üks romaan, mis võis olla naistekas, aga ta ilmtingimata ei ole naistekas, see või ka meestel huvitav lugeda olla. See on Cecilia Ekberg ja pealkiri Hundid all. Et Tigumaa raamatupoodil, no ma harva jõuan endale raamatut osta, ma enamasti loen 2 raamatukogust ja vaheta sõpruga. Aga see raamat oli küll niimoodi, et võti kätte, et see on tuu, mille ma osta ja ostagi. Ja ma pea üldse pettuma ja ka mu vanempale tütrele miildus ju väga. Et see on see tegevus toimus 1717 Lapimaa Rootsi osan ja päätegelane on Soome ümberasuja Maija
see on kõrraga nagu sääne kultuuride kokkupuude, et saamide ja soomlaste ja siukene. Samal ajal on see ka tolleaegse maailma kirjeldus, samal ajal on see ka kriminaalromaan, et kes sest lõpus Võrvarum. Noh, sääne nagu väga mitmekihiline, väga sääne loodustunnetuslik, vanaaotunnetuslik. Ma üldse väga loe ajalooraamatit, et toda sarjad, kus ajalooliste tegelaste siukese võimalikult faktitruu niiviisi raamatu, et kuna ma ajaloolisi näidendid esikirjuta. Ja see raamat mulle absoluutselt pettumustes valmista, et siin on nii palju siukest nagu põnevus on lõpuni üleval ja nii vähe on säänest, millele ma vasta vaidli, kuna ma esiraamatit kirjuta ja näidendit ja psühholoogia on mul üks väga suur huvi ja siis on palju raamatit, kus ma ka võlsid, niiviisi ütle autor nüüd võlsid. Jaa, kus sa toda võtad. Noh, et ütle sõnaga, et olen mõtlen peatu raamateks hää olema, aga siin on paar väikest kotust, ma mõtled, oot, aga üldiselt ma sõski jäi sellega väga rahule. Et seda ma soovita julgelt. See vist on meil kirjanikel tekib, kui kohe alguses ei ole lugejana, siis mingi hetk, kui sa ise ka kirjutab, siis tekib selline vaatenurk, ütleme niimoodi. Näidendite puhul eriti, et näites, et on mingi näidend laval ja nii, kuule, no käivita nüüd tegevus, palun. Ja ma toon ka järgmise näite ajaloost selles mõttes, et ka mind huvitab see, kuidas ajalugu on kirjeldatud või kuidas on kirjeldatud läinud aegu. Selle kohta on üks väga hea näide. Minu meelest on see Stephen Kingi kõige parem raamat, 22. november 1963. Seda veel eesti keeles ei ole, ma olen lugenud ta soome keeles, ma olen lugenud ta inglise keeles, ma olen võrrelnud ka neid kergelt. Stephen King on autor, keda ma olen uurinud nii mõnigi kord, et lugenud mitu korda selle lehekülje, mis ta on siin kirjutanud. Millega ta konksutab lugejad, et õppida. Ja siin on ka teemaks ajalugu eesti keele õpetaja, inglise keele õpetaja, muidugi. Inglise keele õpetaja, ma ei mäleta, mis ta nimi on, mina ei mäleta see raamatust selliseid asju. Kennedy ei olnud, tema on president. Äkki oli mingi Epping või midagi siukest. See õpetaja läheb ajas tagasi aastasse 63 ja käibki edasi tagasi selles aastas 63. Ja mind huvitab, kui seda kirjutab Stephen King, vaatame nüüd vana meister, kuidas sa siis kirjutad sellest niimoodi, et mina lugejana peaksin siukest nagu pulli tegemist nüüd nagu uskuma, et ma lugejana loen ja naudin. Siis tuleb tõdeda, et ikkagi ainult väga harva ta ei saa hakkama. Vastupidi, ta saab suurepäraselt siin hakkama ja need on väga kihvtid kohad siin raamatus, kus ta tõesti nagu toob selle 60ndate Ameerika lugejale ja silmade ette. Ajas rändamine on võimalik. Väga lihtne, mis on see ajamasin? Raamat. et kunagi sai rännatud ka Mika Valdariga noorema seas ja mul on hea meel, et Stephen King on selle raamatu kirjutanud. See on minu lemmikraamat tema teostest. Ma võin panda ringi käima, aga ega siin, mis siin ikka nii väga, saab natuke trenni seda tõstes niimoodi. Ja et nagu, et ma mõtli, et raamatu, millest ma täpä nagu juttuti, et ne võis olla siis tõesti väga erinevatelt riiulitelt, et anda toda läbilõiget, et mis alasid mul üldse nagu trehvas, et ajalooraamatit
Eesti tipp neid noorempide raamatit, proosaraamatit. Ja siis ma Kai, et ma ei saa siia tulla ka ilma, et ma soovitas oma lemmik eneseabiõpikut. Sellepärast, et tänapäiv on sääne, et noor lapse oma kaugel ja mõne sätse sõbranna, kellega sai eluküsimusi vahepeal arutadus, nagu Ene Mihkelson, teda ei ole enam kellega arutaja. Ja siis tulegi pöörduda sääneste nagu raamatite vahetusel. Ja vahepeal, kui Miil Mustas lätses, ma julgesi soovitada säänest raamatut, mida teha, kui kõik pole nii, nagu tahaks. Sest ausalt ütelda, no ei ole kõik nii, nagu tahas. No. Ma ei tea, võib-olla kellelgi mul vahepeal üks midagi nii, nagu tahas, aga see seal ei ole. No. Ja see on see vene autor Aleksandr Sviaš ja tähendas, et esmapilgul tundus tõesti imelik, et vene autori eneseabiõpik vil meesterahvas päälegi, mida timega tiid, aga nii huvitav, kui ka ei ole, mida rohkem ma naksi siit nagu lugema, toda rohkem Kai, vanaema ütel nii ka. Et nagu mingi sääne nagu ürgne, sääne nagu poolreligioosne maailmavaade, et kus ei ole mitte ühtegi nagu täpselt jumalat, aga siiski mingi sääne jõud, mis kaes, et sa päris hukka ei lähes ja päris halba ei tiisi ja püsüs siis ätsel nagu positiivsel rajal esikises, kui väga pahatses millegi peale saata, et nagu. Ja see raamat on tõesti siukene, et vahepeal nagu võtad koskis lihtsalt vallale. Ma ka kõgepealt toi raamatukogust ja see sosti hindale ära koskiltki taaskasutuses. Ja ma tii vallale ja siis ma hakka leva sealt jälle midagi, mille üle saa mõtiskleda ja kui inimene juba mõtlema nakkas, vaata, siis nakkat juba, kui midagi arutama nakkat ja mõtlema nakkat, vähemalt apaatiast oled välja, nagu juba apaatiast oled välja, siis varsti tiid midagi säänest toredat ja lähed egasugune sääne, asi jällegi paremat rata minema. Nii et seoses, et kui te ei tea, et kui saavutada toda, et kõik oleseks nii, nagu tahad, siis võtke nagu käsiraamatus ja te saate abi. Sellepärast, et neid Ameerika eneseabi raamatutega, mida ma ükskord täitsa lugesin, et mina nagu heitu ära, nagu ka sääne nagu vanaaegse, hinda meelest normaalse kasvatusega inimene ja siis on sääne eneseabi õpik naistele, ja kui te lähete õhtul välja, et pange siis kindlasti ilus pesu selga, mine tea, kellega te tuttavaks saate. Tuled taivas appi. No see kõlab nagu Eesti, nagu Tallinna inimese eneseabi õpik. Ausalt ütelda, mul ei ole ilusa pesu vasta midagi, aga tedivad selle õhtul teda kui vaja lähed, et suvel kuigi nagu nii ehmatav, et ma nagu väga ettevaatlikult suhtu, aga siin ei ole pesust midagi, aga abistu. Ma pean tunnistama, et eneseabi raamatuteni ma pole eriti jõudnud, mis ei tähenda seda, et mul ei oleks ka vahel vaja võib-olla neid. Aga et mis ma teen siis, kui kõigest on kopp ees, ma enamasti loengi kriminulle ja võtan ette veel mõne autori ja seda on alati juba lapsest peale olnud. Kui mõni autor mulle meeldib väga, siis tõesti ma loen kõik tema raamatud ära. Et ma tooks näitena praegu siin ikkagi, kõigepealt siin on krimkast mul veel, aga et Matti Rönge on üks Soome mees ja jällegi ma kuulsin, et ta on Ida-Soomest. See on esimene positiivne asi selle inimese juures. Ma ei tea, kas ma olen nüüd rassist, kui ma ütlen, et Lõuna-Soome, Lääne-Soome inimestega mul huumorimeel ei klappi. No eriti ei klappi. Ida-Soome omadega klappi. Ja sama on jälle Lõuna-Soome. Lõuna-Soome, Lõuna-Eestiga. Lõuna-Eestiga, Põhja-Eestiga on vaks vahet. Ja midagi ei ole teha. Niimoodi ma maailma näen. Ja kui ma ütleksin kuidagi teisiti, siis ma valetaksin. Aga no see väga... Ma ei tea, on hullemaid rassiste vist ka maailmas. Aga Ida-Soome, kui rääkida positiivselt samast asjast tegelikult, siis Ida-Soome huumorimeel mulle meeldib ja Matti Rönge on sealt minu kodukandist pärit ja tal on peategelane Viktor, kes on
venelane, kes on sõjaväeluure vana tegija 90-ndatel, kolis Soome, ajab Soomes kahtlast äri, püüab hakkama saada, naisseiklused, väike poolkriminaalne minevik tal endal ka, Soome kaitsepolitsei on kukil, Soome politsei tülitab teda ja tahaks ka hakkama saada kuidagi. Ta on täielik tegelikult Eesti mehe prototüüp, mis sest, et ta on Viktor ja Venemaalt. Ma tean eestlasi Soomes, kes on täpselt samasugused nagu see Viktor. Ja võib-olla neil nüüd päris iga riigi salateenistus ka nüüd ei ole sabas. Päris nii hull seas ei ole, see on ikkagi ilukirjandus ja väga humoorikas. Et väga populaarne Soomes ja Saksamaal. Eesti keeles on üks osa ilmunud. Ma ei ole lugenud seda ise eesti keeles. Ma ei oska öelda, kas see eestikeelne tõlge ei anna seda välja, seda Ida-Soome mehe huumorit. Ma ei tea. Või milles see asi on? Et Matti Rönge ei ole Eestis väga populaarne veel. No seda on sellest näha, et kuidas ma seda väidan, et see on pikk sari, mitu raamatut ja tõlgitud neid teisi osasid veel ei ole. Või on 2 osa ainult, aga mitte niimoodi, et kõik tulevad trobinal. Aga oleks ehk väärt. Mulle pakub see väga palju nalja, itsitan oma ette. Ja jälle selline asi ma pean ikkagi ütlema. Ühest küljest mul on hea meel, et see on kirjutatud. Sest kui seda ei oleks kirjutatud, siis ma oleksin pidanud ise kirjutama. Ja mitte miski pole parem kirjanikule, kui sa loed mingit raamatut, saad aru, väga hea, et see on kirjutatud. Ma ei pea ise seda kirjutama. Ma võin tegeleda millegi muuga. Kui ma enne kõnelin tollest eneseabist ja eneseabi raamatust, siis ütleme nii, et nende eneseabi raamatute vastu mul on ka 80% huvi on nagu teoreetiline, et maailma parempale tundma oppi ja 20% vahel, et mõnele oma hädale abi otsi. Aga väga suur osa minu viimase raamatukogust ja ostudest on tegelikult igasuguse käsitöötehnikate raamatud. Ma viitse 2x2 aastat pärimuskäsitöö süvakoolitustel, opse kangast kudama ja vöid tegema ja kõiksugu säntsid asju. Ja käsitöölistega läbikäymine on väga huvitav. Nad on tävesti erilise inimese nime oma nuukest nagu suutva luua. Nad on väga loova, et igasugustest langajupist, rõiva ja ribast, mida väikseb ja häditseb toorainetada vahvabit asjuna suutvad ette. Ja ma esitegeleses puugravüüridega pakutrükkidi ja õpitubasid ja tekstiilitootit. Aga minu tõmmati sänsele afääri nagu Lapi vaip, minu Eesti täna. Umütsane käsitöömemm, Pakleri Sirje, kellele võimatu ei ütelda. Kui ta sul telefonidiil ka kuigi tu nöpsi kätte saa. Kui saad ega pikemalt kõnelema, kui sa juba telefoni vasta võtad, sa oled lõan. Ja niimoodi ta nakkas siis mulle ka, et time on kogunu 100 inimest üle Eesti, kes tegeva Lapi vaiba teemal Eesti 100. 1x1 meetri ja peale teema ei ole mitte midagi nagu ette üteldud. Ja minule kaasas mingi pool aastateks helistas kui kaugel ja mina oleks täitsa hädan, sest ma tegelikult ei ole lapitehnikan midagi tennu. Ma olen küll tõisi tehnikid tennu, aga mitte lapitehnikat. Ja siis üttegi ideed ka nagu ees plahvatsa. Ja ma mõtli, et mis nüüd üldse saa. Ja siis ilmut mulle unen minu sõber Vigala Sass, kes on siis juba aastakese koolnud. Ja ütel, et mille sa palvevaipa ei tii? Mõtlesin, aga tõepoolest, palvevaipa on ju vaja. Ja siis ma võtsin selle Vigala Sassi raamatu valla ja seal tolle kotuse kosta lumses maausu palveplatsi skeem. Ja siis võtsin sääntse nagu meeter kõrda meeter papitükky, sest võtsin nüps nõgla
ja knopka, sest võtse oma säntse rõiva ribade koti, kus mul on pitsirõiva ja pailariba. Ja naksises sealt vastavalt tollele, et mis jumalusele mingi kotus tollel palveplatsile vastas, nakasi sealt sest noid ribasid pandma. Kinniti nöps nõkladega, sest säntse 1x1 meetrilise vaiba kokku, aga kus ma tõud kokku umble, et seal oli kõik tuu vuudre ja väga säntse täpse nõudmise ja aga õnnes meil on sääne nagu maailma tasemel lapinaane vasseliina on oleman, ilme aim, kelle ma numma sest tolle kuurmaga lätsi, siis mehega katekese, sest kate vahel kansemit kilekottidesse plastertatu 1x1 meeter papitükky ja sest seal Vigalasas siis skeem ja naksises kõnelama arglikult ja ilme lõi nii kaasa, ta küsse kõik järgi ja helist mulle päeval mitu kõrd, et kas ta või mõntas ja asendada, et tal on veel parem rõivas, mis mingit jumalust edasi and. Ja siis kate peale niimoodi time väga meisterlikku tolle tehnika valdamisega. Tegida sest minu tolle skeemi järgi sellise vaiba, et ma lihtsalt ainult oheti ja kuskil nädali kõrra ma käiven jälle kaeman, et kas ma olen rahul ja niimoodi. Ja sest see on tõeline elamus ja vaiba näitus on käynyt nüüd Eestil mingi 10 näitust on olnud, tema olnud ka ülikooli raamatukogun ja praegu peas Riian olema. Nii et ütle sõnaga see käsitöö on ka üks sääne niimoodi, et saadame selle ka kuskilt ringi käima. Räägin ühest Eesti mehest, Wimberg Jaak Urmet. Miks ta mulle meeldib? Tema on viinud mind sinna aega, kuhu ma ei saa reisida. Ma sündisin Soomes ja tulin Eestisse 93, Vene aeg oli läbi. Räägiti, vanamehed, naised räägivad Vene ajast. Selge see, et räägitakse, aga need on sellist meenutused. Aga kirjandusel on jälle see võime. Wimberg on oma lugudes suutnud mind viia Vene aega niimoodi, et ma olen ka tundnud, et ma olen ka seal osalisena. Ja need on nii vahvad lood, mida ta on kirjutanud, täiesti ilma asjata on teda tembeldatud niimoodi, et mida ta nüüd kiidab seda Vene aega. No las ta kiidab Vene aega, ma ei saa aru, miks Vene aega kiita või iga kes Vene ajal elanud on, miks ta ei või kiita oma lapsepõlve aega, oma vanematel inimestel, mõtlen enda ämmad äiad, nad olid ju noored, Vene ajal tegid kõike pulli sovhoosides, kolhoosides, no mis seal häbeneda on, väga vahva ju, ega see ei tähenda, et oli mingisugune pimeduse riik, kus kõik nutsid, et millal see õudus lõpeb, ega et maailm on värviline, oli alati olnud värviline. Ka siis, kui on võim, mis ta on, sobib ka tänapäeva väga hästi. Ja see Vene aeg hullem ei saa olla sellest, mis praegu toimub. Aga et asi ei läheks poliitiliseks, vaid ta oleks pigem nagu tore, siis tahaks väikese katkendi lugeda, et see lipp on hästi tore, kui ta nüüd on siin. Kas see nüüd oli see sama? Ei, see oli see partei. See ei ole see. No see on väga hea. Kuulake. Oi banaanid. Tõsi küll veel rohelised veranda akna peal. Kus ütles vanaema? Näppi lapsutas küpsevad. No 6 aega. Aga mind kannatamatud. Juba ma olingi urgitsend. Iga ühe koore alt väheke näkkinud. No milla te lähete kollaseks kullaseks, oi banaanid Moskvast toodud. Ikka on küll lõpus, Wimberg. Ja see maaraamat 3 A-ga, et asi oleks selge, on Wimbergi üks väga huvitav teos. Nagu oleks luuleraamat, aga see tekst, väike lühike tekst, no on ta luule või proosa,
Minä jättäksin selle kirjandusteadlaste mureks. Minä nyt naudin seda kirjandust. Säne banaanilugu on mukaga elu päriselt juhtunut. Ja kun mä olin õpilasmalevan, siis Saaremaal siis oli mulle saman taren oli sõbranna kunstiteadlane Heie Treier. Tuugelt me oli keskkooli prikata, milles oled kunstiteadlane, mille alles tahtsed olles saia. Aga isa oli tälle ka kostit komandeeringust mingi rohelise banaanis saanud. Ja kantse minnuses rõiva kappi, Heie näytas meile ütelda, aga nama rohelised, pead kõllatses minema. Ja kantse kappi ja mõtle, meil on seal malevan nii põnnev elu, et kuu vai kuul tõest meelest on neid banaade niildegi. Ja kui minna hakkas ära kolima ja malevast ära minema, oli ma seal mädäne banaani. Et oli kõik saanud see pruune plekkega ja sest hädavaivalt seal kuigi väiksega kuursemi, nii et nagu sealt kate pruuni pleki vahelt veidikes, et minu edimene banaani süümine oli ka. Aga mis mul sealt viil meelenud olles suvest peale banaanide, siis tuu, et me elasime üten kultuurimaja ja seal oli nagu kultuurimaja, me võisime kõigil ruumidel käiva ja seal kultuurimaja mingi prooviruumil oli ilmselt mingi bänd ja seal oli siis Jüri Jüdi mingi närvitrükk, üks raamat, millest ilmselt laulsevan. Ja siis üüsiti, siis Heie võts alati tolle üten ja lugesi meile Jüri Jüdi. Nii et on siis ka meelen siukene, et kartuliõis ja siis osadel oli tuurid ka pääle joonistatud seal raamatul ja siis ega kõrd hummuk, kui need tüüleminekut veida sinna bändi prooviruumi tolle raamatu ilusta tagasi, et kui postel seal tule tahtmine mängi, et siis saa nagu alati võtta. Nii et vana Jüri Jüdi töötas samamuudu nagu Wimberg, kes tollest ajastust tahte saia platsi. Aga toda raamatut mul ei ole loemituda siis niimoodi, et Nuur Jüri Jüdi, et lugege üle. Ja muideks ma soovitaks ka täpselt seda sama. Haridus- ja Teadusministeeriumi suvepäevade ürituse nimigi oli meil kartuliõis. Et ka tegelikult see ei ole välja surnud traditsioon Jüri Jüdi. Jah, et nagu oldu runneldamine ja Jüri Jüdi ja siis tolle gitarriga kats tuuri ja siis ühte sõnaga. Ma olen ikka kuulnud Viipingu elde esitunud lugusid. Jah, mul oli kadu kassett öötöö ja et ühte sõnaga, et Juhan Viiding kindlale kunagi üks pahatahtlik kirjanduse uurija ja kirjanik ütel, et Jüri Jüdit ei mäleta varsti ineb mitte keegi, aga tuu ei ole nii tähendas. Ta ütelduda 20 aastat tagasi, aga meenus väga tihti. Muideks siin ongi üks väga huvitav asi, ma pean seda ütlema lihtsalt, et samamoodi mina läksin nii närvi, kui Tallinna kirjandusinimesed hakkasid Tartu Nakki kirjanike kallal õiendama, et nad pole mingid kirjanikud. Mina, kes eesti keele õppisin selgeks paari aastaga, ütlen, et need mehed, naised on Eesti kirjanduse koorekiht. Ei mingit küsimust ei ole. Ja siis kukkuvad inimesed kuskilt ütlema, et mis Olavi Ruitlane, mis Aapo Ilves, mingid purjuskirjanikud, mis Veiko Märka, mis Kivi Sildnik, mis Kontra, mis kirjanik ta on. Need inimesed olid täiesti olemas 90-ndatel. Ja minu jaoks tegid iseenda margi täis selle jutuga, sest tänapäeval on selge, kõik need nimed, keda ma olen maininud, on oma valdkonnas tunnustatud Eesti nagu tippkirjanikud. Aga ma mäletan seda aega, mingi aeg oli kombeks, et kuidagi oli vaja kangesti nagu maha teha kedagi, mida kardeti, et keegi meist astub kirjanike liitu või? Mitu kõrdes võeta ka, aga tähendas tuu lõunaeestlaste suhteen sääne nagu tugev surve, sest näiteks Navitrolla astse kunstiinstituuti või kunstiülikooli minu meelest astseda 6 kõrda ja ükski kõrda loomingulisi katsid täiesti. Ja siis mingil suurel maailma tasemel sellel konverentsil, kus on nagu maailma kunstiteadus, Heie Treier on saanud sinna nagu ka kutsunud Navitrolla kullema ja sest tuukõrdne kunstiülikooli rektor teatet ja siis on veel Eestis mittekunstnikke nagu Navitrolla
ja sest navitroll saistas üles ja ütles, et aga et me lähme kohtusse, et inimesed saavad ju petta, et näe, ma ostnu rahvusvaheliselt minu maale ja nüüd üteldes sääntsel tasemel, et ma ei ole kunstnik, et tiiti mul nagu margi täys ja vähendati ostjaskonda, kui sääntsel tasemel konverentsil ütleti, et tegemist on mitte kunstiga. Ja tollen mõtten on sääne nagu mahat tegemine, et näiteks Olavi Ruitlane sellest Lõuna-Eesti putist, ta sai tuntus nagu sääneste luuletustega, et näiteks, et kui nüüd pääst lugeda, mida lapse alati jõuluvanale lugenud, osti liinast arvutima, vastne Hewlett Packard. Küsiti, mis tiid sa taga, esis sääne kakard. Vastassi ei tiiki miekit, lasta nukkaan sais, mulle lihtsalt miildustime kõvaketta hais. Aga praegu Olavi suutnu kirutada kõigepealt peale oma luuletuste selle väga erilise timega raamatuma, kõik tävesti erilise, nagu oleks erineva inimese kirjutatud. Kirjanikke, kelle raamatuma järjest nagu panga ütemasti, eriti saatse nagu, et kõik raamatuma nivisi, et ongi nagu tiida juba mäneda vai kuigi veidikese nüansse muutunud. Aga Olavil on tävesti tõistmoodu. Näiteks time see Kail vist oli time edimene proosaraamat. On tõesti lugu, kus poiss pooles verevähkijale tõste maailma. Siuke tävesti Eesti kirjanduse on enne olematu noorsoromaan sääntsel rassel teemal. Ja väga siukene niimoodi, et teismelise lugeva ja ikva ja näide ikva ja lugevad mitu perekonda, kus võideldi niimoodi, kumb saa lugeda ema ja tütar niimoodi. Siis ta kirjutab Kroonu, kus on jällegi tõelise sõjaväe seikluse, kus ta hindas tegi mingi 3 tegelast, et kõik oma asja ära mahutada niimoodi. See Kelmi romaan, ütleme, et on tävesti tõissugune. Parem kui Sveik. Ja, sest ta kirjutab Eesti Sveik. Ja tolle raamatuga oli nii, et tuu loetigi mul tävesti katski, sest kui mul tütremis on Kuperjanovin, sest veimid talle tolle raamatu ja kui ta sõjaväest tagasi tuli, sest tuli sääne hulk lahtisi lehti kaarte vahel niimoodi tagasi. Nii et toda raamatut loeti sõna otseses mõttes, kui on kõneldud raamat loeti kapsas, sest tuu loeti kapsas. Ja siis tal oli väga eriline, oli sääne niimoodi, mis kohtuasjani vei siis raamat Naine ja siis oli tal Vee peal, millest praegu teetas filmi, mis oli jällegi niimoodi sai nagu preemia. Nii et kõik raamatu oma tävesti erineva ja niimoodi, et väga hääl tasemel, nii et olen mõtten Ruitlane kindlale kõige mitmekülgsept olest Võru kambast, kes on nii näidendi luule kui romaanide alal, sest tõesti nagu mitmel alal näüdanud säänest süvakirjaniku taset. Ja ma olen ka lugenud kõik tema raamatut ja tõesti olen ka kirjutan alla sellele, mis Ülle ütles. Ja ta oli ka alguses just nimelt Olavi oli üks nendest tema ja ikkagi ma julgen tahaks lisada, et minu jaoks veel tema luuletust on tegelikult veel see kõige kõvem osa tema loomingust, vaatamata selle, mis ta on pärast teinud. Ma olen siiski nagu võib-olla tema luuletuste juures ma ise loen väga hea meelega, aga mitte ehk täna. Ma loen väga hea meelega nii nagu Olavi ise loeb. Karjun niimoodi, ma teen seda alati Soomes ja vabas looduses, võtan Olavi Ruitlase luuletuse ja esitan seda. Ja minu raamatu peategelane Olav on ju ka saanud osaliselt nime tema järgi. Olav ja Anton on minu raamatu 2 poissi peategelast. Jah, tema raamatuid meil siin ei olnud, aga temast sai räägitud ja see on väga hea. Mulle väga meeldib, et see läheb ka natuke diskussioon. Ei pea olema ainult ette nähtud stsenaarium. Aga et me ei unustaks, ma võib-olla tooks välja, et me ei unustaks päris seda, et kirjandust tehakse mujalgi maailmas. Üks väga tore leid minu jaoks. Soome keelde ei ole tõlgitud. Antonio Mancini, Itaalia mees, täielik tümikas. Selline, ma ei tea, ma arvan, et soome keelde ei tõlgitagi teda selle pärast, et ta ei meeldi, tema maailmavaade on selline, et ta on kergelt ka selline kergelt pätt. Tema suhe naistesse on selline, mis kindlasti põhjamaise heaoluühiskonnaga kuidagi, ma arvan, kokku ei käi. Ega ma ise ka nüüd ei arva.
samamoodi võib-olla nagu tema, aga siuke tõeline macho. No macho, tõlge eesti keeles tümikas hetkel, no muud ei tule nagu paremaks. No, siuke ürgmehel on millegipärast selline ürgmees, tegelikult see ei kõla millegipärast nagu ürgmees. Kui see on ürgmees, aga ta ei kõla nagu ürgmees. Ja on koledamaid sõnu ka, kuidas öelda selliste meeste kohta. Aga ta on väga lahe ja ajab naerma. Ja sellepärast ta mulle meeldib. 2 raamatut on eesti keeles olemas ja tema nimi on Rocco. Kõlab juba ka väga vahvasti. Ma olen isegi, siin on mingid märkmeid ka siin, mis ma seal märkinud olen. Siin on Sampdoriast juttu, jalgpallist. Jah. Aga et on inimesi mujal ka peale Lõuna-Eesti ja Ida-Soome, kes oskavad kirjutada. Nagu näiteks seal Itaalias. Nüüd ma võtta välja tolle raamatu, mille ma siis kõige viimate poodist osti. Et viimatse laulu ma mul lõppenune poodin käigud tollega, et ma lähen raamatut ostma, aga ostan hoopis 4-5 ilmajoonteta vihikut, et sinna oma luuletusi käekotist välja võtta vihukene ja bussid neid luuletusi üles tähenda või mingit novellisüžeed. Aga viimati siis ma sattusin see asja peale, et kuna ma oli just üks päiv, et mul oleks plaanin kirjutada sääne suguvõsa romaan, kus on mitu köidet ja mis algas peale juba kuskiltki 7 põlve tagasi ja siis avasti, et genin on mitu minu suguharu isa ja ema poolset osa, mis lätvägi nagu sinnani välja täitsa nime tiida ja et kui edimätse märkme ja nime üldse üles kirjutati. Ja naksis sealt kritseldama paprelehti peale sealt genist maha kõiksugu neid asju oma hirmsa käekirjaga ja siis ma lööd see poodist see raamatu nagu Minu sugupuu. Siin on ilusta kastikase ette joonistadu, küsimuse ette pantu, see on nagu lastekas või noortekas või kuigi ja Kai, et väga hääd, siis mul ei kaonu lehekese kõik lahja. Et küll ma nakka neid siia külge kliipma manu ja küll ma nakka neid siia vahele pandma, aga et ma sain nagu siukese kaasa ja saan see nagu vormingu, et mida ma saa, sest nakata niimoodi kirjutama ja sukerdama. Et too esivanemate asi, mina usu, et tuu muutus nii olulises, kui ma noorem oli. Et kõigepealt mul tädi nagu nakatusi ja asja ja nakkas muudku näytama mulle mingid oma vanatädi pilte ja näojuuni ja mingi väikese udutse pildikese mitte midagi aru saan, aga kaetas lõugum sääne nagu mul. Ja ma ka, et too tule taivas appi, üks ütli vasta ka niiviisi. Ja siis, mida vanempas ma sai, täveste muudku nakkas ka muudku kaema, et lastel nakkas ju see iseloomu välja kujunema ka, et kuule, et mingi vammila veab oma, mis juba mitu põlve, nii palju kui mina oma vana-vanaemat tiiad tuustast peale välja löövad. Kuule, siin on mingi vammila vigaks. Ja naksin noid vammila vigasid siis takan otsma ja naksin siis kõiksugu andmit ja lugusid koguma. Et oma suguvõsa järele jäänu liikmete käest ja raamatist ja külajuttudest ja midagi katsusi esivälla mõtelda niiviisi, et mille tuu nii võis olla ja mida vanempas lähetuda rohkem oma elukogemuse baasil nakkat ka nagu kaema, et kuigi et esiarvasi kõik haiget ole nagu oma vanaema moodu, peran naksi kõrvad kaemad, kuule, aga ma olen hoopis tolle vanatädi moodu, keda kõige rohkem klatsiti. Et olen mõtlen nagu võidu väga üllatav olla, et kui suguvõsaga hinnast või oma latsin hakata võrdlema ja või seal täveste säntsid huvitavad äratundmise asju olla. Ja alati ma arvasi, et sääntsel kasvatusel on inimese üle väga suur mõju, et hää küll mitte lõpmatu mõju, aga et suur mõju. Aga pärast toda, kui ma oli 40 läbi ja sai tuttavas oma isa suguvõsaga, siis ma sai aru, et mille ma tollen suguvõsan, kes minu kasvat alati nimelik tundu, et kes saa mu huumorist aru. Et lihtsalt selgu, et mul olgi hoopis tõse suguvõsa huumori viil. Et olen mõtlen tuu esiki, kui ei ole
noh, vanempaa tiida vai vanempaa ei ole kasvattanut või. No igatahes tasus siis ka üks asja uuri, et tuu joba tolle huvi pärast, nende pärandatavate haiguste pärast, mida jõuab ära hoita, mis tihti oma pärandatava. Noh, ütle sõnaga, et ega sugutside asju põhjal ja kunagi ei tasub kedagi oma suguvõsa eellastest mõista niiviisi lõplikult hukka, et noh, et tollega ma läbi ei käi. Ma olen näinud niimoodi, ütlen oma lähedasen perekonnan, et kus on tõesti noh, mõistetu mingi inimene hukka, et mi ei kutsut teda ei pulma, ei sünnipäevale, ei mitte kohegina, sellepärast, et ta elas võlsi ja peran on see suma poik teinud täpselt toda sama, mida tuu onu, keda lubata üldse kaiakina. Et noh, tollen mõtlen tuu, et sa elimineerid kellegi tollest ära ja timaga ei suhtle, et tuu peran tule lihtsalt tõse inimese kujul sulle suguvõssa õks ja sa veeritad õks nagu kivi. Et mõttekap on sest nagu mõista, jõudu müüda, mõista andestada ja noh, ütle sõnaga, et kõik inimesi ei saaki avitada. Et tollen Aleksanders sealt õhiraamat on ka, et lihtsalt, et on mingi inimese, keda sa ei saaki avitada, sest miski nagu sekka näid avitamast. Aga et mõista ja mitte hukka mõista ja aru saia, et kostu pall veereman hakkas ja tuu nagu kõigi ülesanne, et mitte jätta oma laste kätte mingid karmavõlgasid ja suguvõsa pattusid, mille alles su järeltuli jää kaasa. Väga ilus, jah. Et sadami seda ka kaemises pildiraamatud. See on väga õige, mulle ka meeldib sedasi ja ma mõtlen ka oma lapsepõlve peale, kellega meil suguvõsas suheldi ja kellega mitte. Näiteks oli üks, no ma ikkagi ei ütle nimesid, aga et oli üks sugulane, kes vahetas sugu 70-ndatel või 80-ndatel ja tema tekkis nagu millegi pärast nagu sellepärast tekkiski nagu paari, eks temaga ei suheldud väga palju. Aga minu isapoolse suguvõsa kaudu tema oli nagu sugulane. Isa on täiesti tavaline kojamees, ei ta loe midagi, ainult vaatab telekat ja selline Soome mees käib kalal ja teda ei tõenäoliselt hääletas ka kommuniste, ma ei tea, Soomes ma mõtlen ühesõnaga täiesti, aga mitte ekrelane, vaat just nimelt ja mitte selline inimene, kes tõrjub teisi, vaid seesama naine, kes vahetas sugu meheks, käis meil külas ja meil ta ei olnud halvas nimekirjas. Et ta käis meil külas ja temaga suheldi ja mina alles hiljem olen hakanud tegelikult lugu pidama sellest, et isa oli tegelikult nagu ülejäänud suguvõsa vastu sellega, kui ta suhtles. Aga samas just nimelt see karmavõlg, mida sa annad, võt seda ta ei andnud ja minu isa on teeninud jälle minu väga suure lugupidamise just sellega, et minu jaoks ta on selline tavaline tohman olnud alati jobu isa, las ta olla, selline lihtne mees. Aga samas nende oma selliste otsustega hiljem ma hindan teda nüüd, olen hakanud ka hindama tema otsuseid väga kõrgelt. See on nagu seotud natuke sellega, mis Ülle ütles sugupuu kohta. Üks raamat, millest ma veel siin tahan rääkida. Soomlased olid ju omavahel, soomlastele meeldis üksteist tappa, sellepärast, et kas sa oled punane või valge. Kodusõda oli Soomes, vabadussõjast asi oli väga-väga kaugel, kui seal ei ole ühtegi võõrast, vaid sa lihtsalt nagu hakkadki nottima üksteist. See kodusõda oli väga suur trauma ja on siiamaani, lähed Tampere linnasse kõrtsis öösel, küsib keegi su käest, no kas su vanaisa oli punane või valge? Jeerum küll, Tamperes õige vastus on punane, võin öelda. Ja kui mina vastasin, ma ei tea, siis see oli juba vale vastus. Arvasid, et ta on valge. No kust mina tean ja näed hilja on küsida ka. Püüdsin isa käest ükskord küsida, isa ütles, mina ei tea. Kas see on õige vastus mõnikord? Et sa ei tea tõesti, no mis seal vahet oli, 1918 oli vanaisa punane või valge. No kuule, lasta nüüd olla, kes ta oli, olgu või lilla tõesti. Aga Soome talvesõja ajal ja jätkusõja ajal oli see veel väga aktuaalne. Aga see, mis ühendas, oli ühine vaenlane
ehk sõda Venemaa vastu. Ja sellest räägib see raamat ja see raamat on muideks, see on sõjaromaan, siin käib tapmine, aga tegelikult on see ikkagi sõjavastane raamat, julgen ma öelda. Ja huvitav on, et siit on ka et see raamat, selle raamatu kohta võiks rääkida kohutavalt palju ning selle vastu võib-olla on kõige parem lihtsalt öelda, et eks te siis otsite informatsiooni, kui tunnete huvi. Väinö Linna kirjutas väga vähe, ainult Siin Põhjatähe all ja sõjaromaan, triloogia, 4 raamatut ja igasuguseid katsetusi. Nii et ta ei kirjutanud väga palju, aga tema raamat sai väga populaarseks Rootsis, Norras, eriti Norras millegipärast. Norrakad mõistsid kohe seda olukorda. Ja see on selline, ja see on ka väga heas eesti keeles, sest Kontra on seda unejutuks lugenud oma pojale ja ta ütles, et see on väga hea sellest eesti keeles. Obrus oma pojale mingi aig lugeda Šveiki, aga maruaiglased läks. Mina kõigepealt loen ja siis pidi tuuma välialtari. Poiss küsis, mis tu välialtar on? No ses nahka kõigepealt seletama, mis tu altar üldse, aga kes tu Jumal. Nahka seletama, kes tu Jumal. Ses kõnele, mis sõda, ses kõnele, mis oma paguni. No me liikusime küll niimoodi, et lehekülg kõdaku jooksul edel. Pidi võtma tõssa autori ja ses ütleme niimoodi, et ma ei saa teda lihtsalt ütlema ta jätta, sest see on säne juhus, et mina olen see selle Miga raamatide lugeja tänu oma pojale, kellel kui koolikirjanduse on vabalt andas võtta alati Miga raamatu. Ja siis me ostame poodist raamatu ja siis me hakkame teda lugema ja ütleme, et mu poiga ei armasta nii palju lugeda kui mina lapsena. Ja siis me teeme nagu vaheldumisi, et 5 lehekülge ja siis 10 lehekülle ja vahel sattus hoogu lugeis ikka lõpuni. Aga ütle sõnaga, et niimoodi, et laste kirjandus on tõesti, et sul on lugeja, vähemalt minu perekonna on olemas. Kindlale palju muid, aga minu perekonna on ka lugeja. Räägi oma uutest raamatust. Et kuna mul kõik nagu ütelvõetu raamatu saiva nüüd otsa, siis ma taha soovitada lugeda ma viimast raamatut, sest raamat Imepuu, mul oli nii palju tegemist, et mul ei olegi teda üldse esitletud. Ta ilmu detsembri lõpupoole, nii et jõulukingituses ma sai ka nagu sõpradele teda kotti pista ja selle raamatu pealkiri Imepuu ja see on sellepärast huvitav, et see nimiluuletus Imepuu ilmu ka loomingun ja tuumses nüüd hetkel tuu Imepuu nimiluuletus on tunnistatud Liivipreemia nominendis. Et seal on muidugi tõisi ka ja ma ei tea, kelle tõsteluuletuse ja mätse omava, aga igatahes selle nimiluuletusega ma olen ka nagu elu edimest kõrtsest nagu nominentide hulka saanud. Et on nagu väga sääne huvitav ja meeldiv üllatus, ehk siis 30. aprillil selgus, et kas siis kuis lätt. Ja tõne raamat, see on eelmine raamat, on see Sobinitsa, et ma lasen neid ka ringi käüme, et aga võib-olla ma siis loesid juba üte luuletuse ka ette mingi. Et see on üks nagu luule õdaku muudu, et ma ka, mis ma siit võtan, et ma loe võib-olla humoristliku luuletuse kõigepealt ja siis ka mingi selle nimiluuletusega võib-olla, aga humoristlik luuletus on mul siin ka, aga sisukorra järgi on kõige lihtsam. Nii, sealses lehekülg 27. Nii. Seto või sarjas sinostki, et kuna ma olen siis ka üks Setomaa giid, siis on see sääne nagu erialane luuletus. Mis maikum seto kultuuril? Kuis lõhnas pridana kirst? Kiam õige seto? Kuis tetas naasele pää? Kas pekot tohetki nätä? Mis on molovi, tšolokna, tšura? Kohv on tšatski vai koolina nulk?
Ütelge, kumb on kergem, oppi tsirka vai setode kiilt. Kie vali tsurale kaasa, mis värm on pinititi lilla. Mis nää käevät kõige kääpa peale, Stalini ja ehitet kerik taivas sappi tõteste vai. Aga kuis pääministri valimisdebatid setode pidule sai? Kas ma mõrsja eksami ära anna? Kas seto ime tütre oma lubanu naases sul? Kuhu on seto pank, millest tetas seto õppe? Mille kanno keväja kistas läbi kaatsaseere? Kujutage ette, üks kauss ruuga kesklauda ega üks koostaga haard. Suul liim ja tativiirak. Kuseb pattana vesikiis. Nä munnega mänga loomka. Kas see ongi kasiino? Kuis sai oma paaba sukakiri komide särki peale? Mille Ersa mehel laulva setode häälel? Mille neenetsi keelet nagu meil kõrikakke helü? Kas seto ongi eks eestlane? Kas eestlane ongi soome-ugrilane? Juut kanni seto olt, saad arvo jo häste keelest, võtad hansad pidol peale, nad hummukus kõik jälle meelest. Et see on see humoristlik luuletus. Kõik sai aru ja... Mul seda peab lugema kõvasti mitu korda. Ja siis võib-olla ma loe siis ette ka lõpetusest tolle luuletuse, nimiluuletuse Imepuu. See on siis nüüd 52. Sest võru keel on minu jaoks väga lihtne, aga seto keelega peab juba kurja vaeva nägema. Läbi närida niimoodi. Seal on rohkem vene laenvusid. Imepuu. Ole viimane vana puu. Mu ümbre ol kunagi kõivisto. Pidlak nii haavisto. Tammik, niinemõts, vahtrik, kuusisto, palo. Ole viimane kõverik puu. Tuuleb pulstva mu võrra ja pikne koore sisse mõrdit lei. Õs paloda tuli, õs määrda sado. Ole ütsinda, asfalt on ümbre, siht õhva idane õi. Oh, kellele küll mina kõnele oma noore ja leherüü kahinist. Oh, kia ummehte kulles mu hirmust olnud torme käe. Kia usk, et minogi süänd tükk ürema mädänik. Viil pakva mu lehe varjo, viil kallistama kuts kuur, aga mul egapult ümbrest ära viidi kõik sõsare vele, lõigati mõts nii nuur. Mis sai neist laud, puit vai saepuru, hakk, liim, puitkiud, vineer, koh löödse mu lapsed turu. Kas saines bordelli sängujalots vai kontori arvudilaud, bürokraadile kirstulaud, kus tul näile ots, küsimus üles kahvalu. Kuis häätöö ära kõik mõtsa, kohe kitsa ja jänese jäi, mõtsiga ei otsi tõhvu, põdravasikis sai põhvu. O mõtak, ma näeks und, sisaskit keväjast ooda, kuldnokke korjama kõrsi, mu säsüjas surmani pesapuus ja pagejad kätt mu uus. Minu herkvel vaid saage mürrin, maadalasõi liinu valge, mure seke mu talveund, a viilole ei tulnud mu tund, küll heredes keväja kõik, kui tsibihärglane kõik. See on tõsine luuletus siis. Me laseme neid ka siis ringi käima. Ega tegelikult sellega, ma arvan, on väga hea lõpeta. Minul luuletust midagi lugeda ei ole ja ma arvan, et see on lihtsalt väga ilus. Kui küsimusi. Suur aitäh tulemast! Aitäh!